Tervist! Seda videot ajendas mind tegema jällegi üks asi, mis on nii tüüpiline. Kui sa tahad leida mõnda head eestikeelset puldiauto videot, siis neid on kogu YouTube'i peale 2-3 tükki. Ometi on meil tiigrihüpe ja e-riik. Ma saan aru avaliku sektori seisukohast vaadatuna e-riigi ülesandest. See on e-kodanikelt kogu maksuraha kätte saada. Jah. Aga mida teevad tavalised inimesed arvutis ja võrgus? Tavalised inimesed on siis need, kes juhuslikult ei tööta veel ei maksuametis ega kaapos. Miks on nii vähe puldiautovideosid? Ma ütlen teile, mis on põhjus. Liiga palju Zakseptik ai-videoid võtab ära igasuguse isu midagigi teha. See on täpselt nagu peale Aktuaalse kaamera vaatamist. Ajud on täiesti küpsed. Ühesõnaga, kus näed viga laita, saab tule ja aita. See käesolev video siin on oletatavasti maailma esimene eestikeelne Nikko Vaporizer puldiauto pakendist avamise video. Jah. Ja see on siin muuseas Vaporizer 2. Miks just see? Kuidagi tundus asjalik masin olema. Firma on ju tuntud ja mõtlesin, et hüva, proovime. Idee järgi sõidab see auto nii maal kui vees ja lumes. Paberid annavad auto kiiruseks 15 km tunnis maal. Kaua sa sellega sõita saad, oleneb sõidustiilist ja sellest, kus sa sõidad. Maal või maastikul sõites peaks tööaeg olema nii poole tunni ringis. Akulaadimine kestab kaasas oleva kiilaadiaga 60–80 minutit. Mis veekindlusse puutub, siis üleni vee alla seda autot suruda ei ole mõtet. See ei ole allveelaev. Vees sõitmisel sõida ainult magedas vees. Tiik, lomp, järv või bassein on sobivad kohad, kus sõita. Merre ära sellega katsetama mine, sest soolane ehk merevesi ei sobi sõitmiseks. Auto tööraadius on 20 meetri ringis ja ilmselt ma teen veel ühe video, kus seda autot ka sõitmas näeb. Ja ongi vist kõik. Kuulmiseni ja nägemiseni.